Et point on ikkagi see, et Tallinnas peavad kodud olema kättesaadavad kõigile, mitte ainult valitud inimestele ja Nii palju kui on rikastele. leibkondi, nii palju tuleb teie arust neid munitsipaalpindu või mis siis erakorteritest? Ei, aga nagu ma ütlesin, siis on kindlad kriteeriumid, mille alusel üldse on inimesel võimalik Sa seda... ütlesid kõigile. Sa ütlesid Ma ütlesin soodsad korterid kõigile. Ma ütlesin, minu oma on? et kodu peab olema Tallinnas kõigile kättesaadav. Ma ei öelnud, et Tallinna linn hakkab eraldama kõikidele soodsaid kodusid, vaid ma ütlesin, et see peab olema kõigile kättesaadav, mitte ainult rikastele. Valimislubadus on see, et kui te mind valite, siis ma jäängi Põhja-Tallinnasse. Ma jään igal juhul Põhja-Tallinnasse isegi siis, kui keegi valib sotse. Miks mina näiteks ei ela Pelgu linnas on see, et ma ostsin selle korteri endale eelmise aasta lõpus ja ei ole võimalik endale lubada korterit osta, mis oleks lähemal kui siis Ehte bussipeatus. Mis tähendab, ei ole võimalik lubada? Tere tulemast kuulama Parempoolsete podcasti, mis on täna Tallinna teemadel ning me kohe hakkame peale. Mina olen Henrik Aavik, aga täna olen ma siin saatejuhina, sellepärast, et kuigi ma ka ise kandideerin valimistel, püüan ma hoida siin madalamat joont ja et teil oleks põnev jälgida võimast debatti kahe erineva partei vahel. Meil on saatekülalisteks on Siim Kiisler, kes on Parempoolsetest ja kandideerib Tallinnas Nõmmel ning Põhja-Tallinnas kandideeriv Natali Mets, kes on siis diskussioonis vastas. Sotside esindajana. Sotside esindajana. Tere, aitäh kutsumast. Peaksin sinuga hoopis kisklema ja Siim peaks intervjueerima, me oleme ju samas piirkonnas. Kui sa soovid pärast minuga kiselda, siis võime ka selle... Kas sa muidu elad üldse Põhja-Tallinnas? Loomulikult. Väga tubli. Ma olen kogu elu olen elanud Põhja-Tallinnas, vaheta vahel ära käinud, aga sissekirjutus on elanud seal kogu aeg, aga ma samas kohas ma elan oma vanemate kodus. Väga hea. Mina olen ka kogu elu elanud Nõmmel. Et ma ei lähe kohe oma valimislubadustesse, vaid ma alustan natuke üldisemalt. Su valimislubadus on see, et kui te mind valite, siis ma jäängi Põhja-Tallinnasse. Ma jään igal juhul Põhja-Tallinnasse isegi siis, kui keegi valib sotse, et eks ma siis proovin järgmine kord võimule saada, aga endiselt ma arvan, et munitsipaalpoliitika on valdkond, kus inimestel on rohkem ühisosasid kui paljudest teistest asjadest. Ta ei ole nii maailmavaateline, hoolitakse ikkagi oma ümbrusest, oma tänavatest, oma ühistranspordist. Kus, Natali, linnaosas sa ise elad Põhja-Tallinnas? Linnaosast elangi Põhja-Tallinnas, aga asum on siis Pelguranna, ma elan Vihuri tänaval ja mulle väga meeldib seal, sest see minu arust vastabki täpselt sellele ideaalile, et tahaks elada keset linna, kuskil rahulikus kohas, metsa ja mere lähedal ja mul on tõesti see suur õnn, et ma olen ümbritsetud suurepärasest linnaruumist, mul on kõrval Putukaväil ja maja taga on, näen siis aknast rulaparki, Kossuplatsi, lastemänguväljakut, Stroomiranda on siuke 7 minutit jalutada ja siis metsa 10, et täiesti ideaalne koht, kus elada. Mina elan peaaegu sama ideaalses kohas, mis on Pelgulinn, mis on Koldõpõõst alguses elan ja siis ma saan aru, et meil on Nataliiga näiteks kindlasti ühine huvi buss number 40 tihedamalt käima panna. Selle me teeme ühel päeval ära, sõltumata see, kes rohkem võimule saab. Ja, aga ma lihtsalt ütlen, et ma loodan, et me jõuame sellest rääkida ka, aga põhjus, miks mina näiteks ei ela Pelgulinnas on see, et ma ostsin selle korteri endale eelmise aasta lõpus ja ei ole võimalik endale lubada korterit osta, mis oleks lähemal kui siis Ehte bussipeatus. Mis tähendab, ei ole võimalik lubada? Lihtsalt on abilinnapea palga eest ei ole võimalik lubada. Esiteks ma ei ole abilinnapea, väga armas, et ma olen jätnud sulle sellise mulje, ma olen siiski kõigest linnapea nõunik. Öölinnapea ei ole abilinnapea, õige. Aga et finantsiliselt
lihtsalt käib üle jõu osta endale korter, mille puhul siis igakuised kulud oleksid alla 30% sissetulekutest, mis on siis nagu mõistlik ja taskukohane. Aga see on ju loomulik, et kuskil piirkondades sa jaksad korterit osta, kuskil ei jaksa, eks ole, ilmselt paljud tahaksid praegu platsi endale korterit osta, aga on üle jõu käiv, eks ole. Mõni teine tahab otse mereranda osta, aga ei jaksa. See on ju loomulik elu osa. Vot väga äge, ma nüüd juhatangi sisse esimese teema, kuidas kinnisvara hinnad Tallinnas, elamu kinnisvara hinnad alla saada. Start. Siim, räägi esimesena. Ma ei ole kindel, et neid on võimalik nagu alla saada, et lahendiks on ikkagi, et meie inimeste jõukus kasvab, eks ole, et vaevalt nad tagurpidi alla hakkavad tulema, see oleks ebareaalne lubada, seda võib-olla mingi EKRE lubab kuskil, aga reaalsus on see, et inimeste jõukus peab kasvama ja loomulik on see, et mõned kohad on kallimad ja mõned kohad on odavamad ja sõltuvalt inimese sissetulekust ta suudab osta erinevates piirkondades, ega see jääb niikuinii. Aga millega saab hinna kasvu vähemaks on kindlasti asjaajamise kiirus linnavalitsuses. Planeeringud kiiremaks, ehitusload kiiremaks, kogu asjaajamine kiiremaks ja igasugused totrad piirangud maha, et ei ole vaja reguleerida mitu parkimiskohta, mitu seda kohta, mitu muud kohta, et tõmmake need piirangud maha, läheb asi kiiremaks, lihtsamaks ja siis on ka arendaja jaoks kulud väiksemad ja hind lõpuks inimesele odavam. Natalii oli täitsa nõus. Pead hakkama ikka rääkima nagu tuleviku vaatavalt, et tõmbame maha, sa ju ikkagi plaanid saada järgmise linnavalitsuse liikmeks. Ja ma räägin veel sellest tänasest linnavalitsusest, äkki jõuate veel midagi ära teha. Äkki hakkame koos asju ajama edaspidi, aga 2 teemat tuli siis praegu, üks on kodude taskukohasus ja kättesaadavus ja teine oli siis detailplaneeringud. Selles suhtes veidi ikkagi erinevad, küll omavahel seotud teemad, et Tallinnas ei ole kodu enam kättesaadav, 15 aastaga kodude siis müügihind on tõusnud 250% ja üürihinnad 218%, et kindlasti sissetulekud ei ole sellele järgi tulnud ja ma arvan, et tahate mõlemad hambusse võtta meie sotsiaaldemokraatide kodupoliitika punktid, kus me siis lubame hakata ehitama rohkem üürimaju ja munitsipaalkodusid. Selle eesmärk on see, et Tallinnas saaksid endale kodu lubada ka päästjad, õpetajad, politseinikud, õenduses töötavad inimesed, kes on tegelikult meile Tallinnas asja ajamiseks ja tallinlastele igapäevaste teenuste kättesaamiseks äärmiselt olulised, aga kes ei saa tegelikult endale varsti isegi üürikodusid lubada ja see üürikodude süsteem ennekõike on justkui siis Tallinnas esimese kodu soetamiseks või esimese kodu saamiseks, et tingimata see ei tähendagi seda, et inimene peaks sellesse esimesse üürikodusse elama jäämagi. Loodetavasti ta siis saab teenida raha, saab hakata koguma endale sissemakset, et osta endale järgmine kodu, aga see nii-öelda nagu Tallinnasse kolimise samm või siis lävend oleks tänu sellele süsteemile madalam. Ja ma targutan korra vahele, et maailmas üks odavamaid pealinnu, kus on üürihinnad kõige odavamad kui Tallinnas, on Tokyo. Ja põhjuseks on seal see... Ma lihtsalt ütlen seda, odavam kui Tallinn ei ole enam mingi argument, sellepärast et Tallinnas on üürihinnad väga kõrged, eriti kui me vaatame protsentuaalselt palkadega, et odavam kui Tallinn on... odavam kui Riia. Suurem osa kohtadest. Riia on palju odavam kui Tallinn ja Tokyo on ka odavam, et seal on võimalik täiesti suur korter saada, ütleme 700 eurose kuuhinnaga, mis on ikkagi Tokyo on võimas linn. Ja põhjuseks on ainult see, et vähe regulatsioone. Kui sul on käes kinnisvara, siis ehita sinna ja keegi ei tule sulle ütlema täpselt, mis energiaklassi maja peab olema. Aga nüüd, ma tahaks rääkida. Ei, aga jõuab ka sinuni ja siis Nataliile veel, et
et noh, ei olnud 2 teemat, me peame need hinnad ikkagi soodsamaks tooma ja küsimus, Natalile jätkuküsimus, oma mõtet tuleb sulle, et miks te tahate ehitada kortereid juurde, kui turul on korterid täna üle ja piisab, kui te lihtsalt annate raha, noh, mina nii ei teeks, aga oletame, et kui ma oleksin sots, eks ole, tahaks raha jagada, siis miks ma jagaksin seda raha betooni, kui ma võiksin seda raha just nimelt jagada päästjatele, õdedele ja kõigile loetletud asjadele, milleks selleks tuleb kinnisvara juurde luua ja rikkuda ja solkida kinnisvara turgu? Ma korraks tulen selle detailplaneeringute juurde, et meil lihtsalt see nagu ära ei libiseks. Sa kohe viskasid, et tuleb kiirendada neid protsesse. Need on tohutult kiirenenud ja nüüd septembri lõpus siis abilinnapea Madle Lippuse juhtimisel püstitati järjekordne rekord detailplaneeringute menetlemisel, ehk siis septembri lõpuks või praeguseks on läbinud rohkem menetlusi kui aastatel 21–24 kokku. Muidugi see võiks olla veel kiirem, aga aru tuleb sellest saada, et 20 aastat, kui linna ja kaasa arvatud seda valdkonda juhtis Keskerakond, siis tegelikult see nagu jama ja kaos, mida seal korraldati, nüüd sotsid on pidanud tegelema seal korra loomisega, on pidanud välja vahetama palju ametnikke, on pidanud klaarima tohutult mingisugust segapudru, kaasa arvatud õiguslikku ja need on need põhjused, miks selline nagu päris hoog on alles praegu sisse saadud. Ma küsin ühe väikse vaheküsimuse, Erik. Kes oli abilinnapea selles valdkonnas aastatel 21–24? Madle Lippus. Sots. Ja, aga sa räägid sellist juttu, et tänavu teeme rohkem kui mullu, aga mullu tegime nullu. Enne oli 0 ja nüüd teeme 1 piltlikult. Ei, absoluutselt mitte. 3 aastat, inimene 3 aastat istus seal ametikohal ja sisuliselt kõik seisis ju. Ei, absoluutselt mitte ja sa tead seda ise ka, et ka aastatel 21–24 menetluste kiirus kasvas siis võrreldes veel varasema, aga nagu ma just ütlesin, siis lihtsalt see segadus, mida oli vaja klaarida, oli nii suur, et sa oled ise töötanud avalikus sektoris, sa tead küll, et see ei käi niimoodi, et nagu erasektoris, et sa lihtsalt tuled ja lööd platsi puhtaks ja hakkad nullist peale ja et need süsteemid selles mõttes on keerukamad. Talle kindlasti keskerakondliku linnapea poolt püüti samuti kodaraid kaikasse visata ja vastupidi, et tema head tööd takistada. Seda ju tõestab ka see, et nüüd, kui linnapea on vahetunud, on saanud need protsessid hakata veel kiiremini liikuma, võrreldes sellega, mis need enne olid. Ja edaspidi on eesmärgiks see, et ühe detailplaneeringu menetlus oleks maksimaalselt 3 aastat. Ja vasta küsimusele ka nüüd, mis ma küsisin, mis oli siis see, et miks peaks just miks peaks juurde ehitama kinnisvara, kui korterite turul on ülepakkumine? No see koostöö saab olla ka selline, et uusarendustega sõlmitakse kokkulepped, et igas uusarenduses on siis teatud korterid kuuluvad linnale ja linn saab neid välja üürida. Mõte on siis selles, et linn ostab omale korterid ja siis annab nad odavamalt, kui rent peaks olema, turuhinnast odavamalt. Ei no muu hulgas see tähendab seda jah, et linna kaudu on võimalik inimestel endale saada kodu nendesse piirkondadesse, kus nad seda muidu ei saaks. Teine teema, mis samuti puudutab kodusid, on tegelikult kogu sotsiaalmajade süsteem, et ma ei tea, kui kursis te olete äkki sina rohkem sellega, mis toimub näiteks Tuulemaa tänaval, kus on Tuulemaa sotsiaalmaja, kus ümbruskaudsed inimesed, kes siis on endale sinna kodud ostnud, on täiesti hädas sellega, et terve üks kortermaja on täis inimestega, kellel muu hulgas on kas rasked sõltuvusprobleemid, vaimse tervise hädad ja ei pea isegi olema tegelikult väga nupukas, et aru saada, et kui sa paned väga palju
probleemseid inimesi ühte kohta, siis see kõik võimendub, et muu hulgas on ka kindlasti see sotsiaalkodude ja sotsiaalmajade süsteem midagi, mis tuleb ümber vaadata. Häid näiteid maailmast on väga palju, erinevaid. Muu hulgas saab see tähendada ka seda, et inimestele, kellel on kodu vaja, et ka nemad saavad siis nii-öelda nagu endale üürida siukseid kortereid, mida siis linn on nendes uusarendustes soetanud, aga see ei pea ainult seda tähendama, see võib tähendada ka seda, et teenused, mis nad vajavad, on neile lihtsalt seal kättesaadavad. Sotsiaalkorteritega on selge, et linnal on korterid vaja, sest linnal on omale riik andnud kohustused pakkuda raskesti hakkama saavatele vangidele, kes tulevad välja, kellel ei ole kuskil elada, korterit. Endistele vangidele ikka. Ühesõnaga sotsiaalkorteritest ma ei võta sealt, muidugi endistele. Ma ei võta seal seisukohta, aga et ikkagi... Võta ikka, ma arvan, et su valijad on väga huvitatud sellest, mida näiteks Tuulemaa tänavaga teha plaaniksid. Ma olin 2002. aastal, töötasin linnavalitsuses ja Tallinna linnaosa valitsuses ja ma olin ka Tuulemaa selle maja siis linna esindajana selle ühistu liige või seal esindasin linna ja see, ma mäletan, toona kuulus linnale 60% korteritest ehk siis 60% häältest, ma ei tea, kuidas see täna on, võib-olla on seal suur ports ära erastatud, aga tol ajal oli see küll ikkagi väga ütleme, majandatav häältemasin, et ta ikkagi olid seal, kes seal olid. Räägime suurest pildist. Suur pilt on see, et minu küsimus, ma küsimus Nataliile oli tegelikult see, et kas siis osta uusi kortereid või ehitada linna abil kortereid ja vastus oli sellele, et ta teeb hea meelega ikkagi pigem ostab kortereid linnale ja siis rendib need välja. Sain ma õigesti, ei pannud sulle sõnu suu. Pärast paranda. Täna on juba linnale kuulub üle 3600, ütleme nii, pooled kuuluvad otse linnale üle 1800 ja teine üle 1800 on sellised, mis on siis see nagu PPP või ühesõnaga erasektor sisuliselt rendib linnale, linn rendib edasi ja kannab nendega tohutut kahju. Ja nüüd praegu ehitatakse veel korterid juurde see aasta 11 miljoni euro eest, meeletu raha. Ja kuhu need 1000 korterid on siis nagu kadunud, kellele need siis on läinud? Need on läinud näiteks, ma lugesin Vladimir Tšaplõgini seisukohta, et tema võitleb ühe õpetaja eest, kes ei oska vene keelt ja kellel on siis eraldatud see Tallinna, ei oska eesti keelt, oskab ainult vene keelt, tahab koolis edasi töötada ja siis tema on näiteks üks näide, kellel on eraldatud see Tallinna linnakorter. Ei ole sotsiaalpind. Õpetaja, inimene töötab õpetajana, tal ei ole vaja munitsipaalpinda. Seal on mitu probleemi. Esiteks on tohutu korruptsiooni ohtlik. Mingid korterikomisjonid möllavad, jagavad korterid nagu Vene ajal, et see on nagu räige sotsialismi taastootmine. Ja oleks siis nii, nagu Natalii kirjeldab, et inimene on seal oma hädaperioodi ära ja siis ta kogub jõukust, läheb minema. Ei, need inimesed on seal eluajaks, nad on seal põlvkondade kaupa. Et sisuliselt see on sotsialismi põlistamine, millega te tegelete. Ja loomulikult on see turu solkimine, et miks peaks siis eraettevõtja seda kinnisvara sinna kõrvale ehitama turuhinnaga, kui teie tahate selle turu tuksi keerata ja hakata seal odavalt korterit pakkuma. Mida tähendab see odavalt pakkumine? See tähendab, et te ülejäänud maksumaksjate taskust võtate ju selle raha ära. Te võtate selle raha ära ja kulutate selle üksikute väljavalitute peale. Okei, need ei ole enam nii üksikud, need on tuhanded. Aga mis on need valikukriteeriumid? Kas seal kellegi sõbrad, kellegi tuttavad? Kuidas valitakse 100 000 hulgast välja need üksikud tuhanded? Kui sa ütled, et inimesed tahaksid endale nagu sellist vahvat korterit odavamalt saada, aga kes ei tahaks? Ma võtaks ka 3 tükki kohe, aga kõik võtaksid. Aga siis te teete mingeid korruptiivseid valikuid. Mis sina teeksid 3 korteriga? Üüriks edasi loomulikult. Kas sa arvad, et seda ei toimu täna nende munitsipaalpindadega? Toimub. Las ma räägin nüüd ka vahepeal asjast, et probleem on ju selles, et te tahate neid pindu järjest juurde luua ja neid inimesi sinna eluks ajaks sisse jätta. Te ei tõsta neid aasta pärast välja. Ma saan sellest aru, kui inimesel on kodu maha põlenud, siis inimesel on vaja tõesti hädaolukord lahendada. Aga mitte nii, et te teete lihtsalt ülejäänud Tallinna elanike arvelt
osale mingile grupile, keda teie mingite arusaamatute kriteeriumite hulgal olete välja valinud. Ma ei ole aru saanud, mille põhjal te neid 4 aastat välja olete valinud. Kes need õnnelikud on, kes sinna saavad. See jutt, et inimesed Tallinnast tööl, need tihti lahkuvad need inimesed ammu Tallinnast töölt, aga keegi nendest korteritest välja ei tõsta. Et sisuliselt solgite turgu, teete väga korruptsiooniohtlikke valikuid ja ehitate sellist sotsialismi, ühtedele teete väga-väga kalleid hüvesid ülejäänud Tallinlaste arvel. Miks? Lõpetage ära, laske turul toimida, laske vabal majandusel Tallinnas toimida. Mitu viga oli sinu väidetes. Esiteks see eluasemepoliitika, millest mina räägin ja millel on ka meie sotside programmis väga suur rõhk, see on tegelikult midagi, mida sellisel kujul Tallinnas ei ole praegu veel rakendatud ja 4 aastat võimul olnud, 4 aastat rakendanud. Edaspidi, kui need kriteeriumid või kui see siis poliitika jõustuks, siis need kriteeriumid selles mõttes oleksid väga konkreetsed, seotud sissetulekutega, perede suurustega, hõivatuse määraga ja kõige muuga ja nagu ma tegelikult enne juba ütlesin ka, et tegu on sellise nagu esimese koduga inimesele Tallinnas, et see ei tähenda seda, et ta saab selle eluks ajaks ja tegelikult see kodupoliitika ei puuduta mitte ainult seda, et inimesed saaksid oma esimesed kodud kätte, vaid hõlmab muu hulgas ka näiteks renoveerimistoetusi. Mitte aastaga te nad välja tõstaks siis? Oi, ma ei oska seda praegu öelda ja ma arvan, et see... Eluks ajaks on, et te olete praegu pannud sisse. Ja ma arvan, et see on praegu kaldub ka kogu sellest nagu pointist kõrvale, et point on ikkagi see, et Tallinnas peavad kodud olema kättesaadavad kõigile, mitte ainult valitud inimestele ja rikastele. Nii palju, kui on leibkondi, nii palju tuleb teie arust neid munitsipaalpindu või mis siis erakorteritest? Ei, aga nagu ma ütlesin, siis on kindlad kriteeriumid, mille alusel üldse on inimesel võimalik seda... Sa ütlesid kõigile. Sa ütlesid soodsad korterid kõigile. Ma ütlesin, et kodu peab olema Tallinnas kõigile kättesaadav. Ma ei öelnud, et Tallinna linn hakkab eraldama kõikidele soodsaid kodusid, vaid ma ütlesin, et see peab olema kõigile kättesaadav, mitte ainult rikastele, mis tähendab seda, et sõltuvalt siis enda sissetulekust, räsega vahele, see on ebaviisakas, sõltuvalt sissetulekust ei tohiks kodukulud ületada 30% sissetulekutest kuus ja seetõttu näiteks ühe meetmena on meil ka planeeritud renoveerimistoetus, et majad oleksid energiatõhusamad, et lihtsalt inimesed ka enda kodudes saaksid edasi elada, sest et näiteks vanad majad, mis on renoveerimata, seal lihtsalt tõusevad kommunaalkulud nii kõrgeks, et see ei olegi seotud enam üüri või ostuhinnaga, vaid ülalpidamiskuludega. Et ma ei räägi ainult sellest üüriturust või kinnisvaraturust, vaid sellest, kuidas ka neid pindu, kus inimesed elavad, hoida taskukohasena. Sa oled nõus, et te loote tohutut ebavõrdsust, et näiteks minu lähedased, neil ei ole lootustki saada seda soodsat korterit, millest sina räägid? Ei, me ei loo tohutut ebavõrdsust ja ma ei ole sellega nõus, sellepärast, et miks peaksid sinu lähedased, kes ma siis sellest vihjast saan aru, on jõukad inimesed, tahtma... Ei ole jõukad inimesed. No aga kui neil on näiteks keeruline tasuda kommunaalkulusid, siis need samad energiatõhususe meetmed ongi neile loodud. Nii et nemad saavad ka midagi, nemad saavad nende toetustega enda kodud renoveerida selliseks, et nende kommunaalkulud lähevad alla. Las ma küsin nüüd korra, et kas sa ei arva, et tegelikult peaks ikkagi täpselt ära ütlema need reeglid, et kui kaua siis inimene võib arvestada selle üüri elupinnaga soodsal linnapinnal. Sellepärast, et muidu, kui sa ütled, me praegu ei ütle, et me toetame, siis võib jääda korruptiivselt mõtlevale inimesele mulje, et nii kaua valige sots, et nii kaua kui meie võimul oleme, nii kaua te olete seal, aga kui Siim tuleb, siis kohe... Ei, aga me räägime praegu meetmest, mis on välja töötamisel
mitte, mis ei kehti praegu, et selles mõttes otse loomulikult kõik asjad, mis luuakse ja on uued ja tegelikult, mis on ka vanad ja vajavad uuendamist, tuleb välja töötada nii, et korruptsioon ei oleks variant ja ma arvan, et sotsiaaldemokraadid nii selle 4 aasta jooksul, aga eriti viimase 1,5 aasta jooksul on tõestanud, et me oleme korruptsiooni vastased ja seetõttu oleme me ka juhtinud väga palju tähelepanu nendele erinevatele probleemsetele kaasustele, mis linnavalitsuses on viimased 20 aastat toimunud ja ma arvan, et mis puudutab korruptsiooni või kuidagi ihalust olla korrumpeerunud, et siis selles meid süüdistada kindlasti ei saa. Ja ma ei süüdistanudki ja meie suhtumine korruptsiooni on väga sarnane nii sotsidel kui parempoolestel, see on nulltolerants, ma olen aru saanud, ma ei taha sulle jälle sõnu suhu panna, aga et saime aru ja nüüd ma sulgeks selle teema, et läheks, meil on varsti pool saadet läbi, et lähme järgmiste teemade peale ja siis nüüd võiks rääkida kas trammidest või on... Räägime hoopis ööelust ja ühistranspordist. Millal veel sul öölinnapea saab stuudios olla? Mitte kunagi. No teeme siis ööelust, et Siim, on sul midagi? Mul on suur pretensioon, et ma lootsin väga, et kui võimuliit määras ametisse öölinnapea, siis sisuliselt, ametlikult oled sa linnapea nõunik, eks ole, aga siis tiitli poolest öölinnapea. Mina mõtlesin, et see tähendab nagu vabamat ööelu. Aga tulemus on mingid piirangud, kõrtsid võivad vähem aega alkoholi müüa, tegelikult sa tegeled ööelu reguleerimisega, sa oled nagu määratud lapsehoidjaks, kes ütleb tallinlastele, et vaadake, et te lähete nüüd õigel ära tuttu magama võimalikult vara, et te jumala pärast öösel linna peale konda, sest ma teen kõik selleks, et seal midagi toimuks seal linnas. See tegelikult teete ju. Väga hea teema. Võib-olla lihtsalt laiemalt kõik vaatajad võib-olla ei tea, et see öölinnapea positsioon ei ole midagi originaalset Tallinnale, seda tänaseks on rohkem kui 100 linnas ja suurim ütleme siis murekoht ka kõikides nendes linnades, kus mingisugune ööelu eksisteerib, on siis ööelust tingitud müra ja elanike vaheline konflikt, et inimesed tahavad kodus rahulikult magada ja nad peavad seda saama. Teised siis tahavad nautida väljas oma vaba aega ja kolmandad tahavad võimaldada seda, ehk siis pidada ööeluasutusi või esineda nendes. Nüüd aastal 2021 enne valimisi, kui oli veel ainult Keskerakonna võim, kehtestati siis määrus, mis tõesti piirab alkoholimüüki nädala sees alates kella 2 öösel ja nädalavahetusel alates kella 3 öösel. Nii nagu ütleb linnapea Jevgeni Ossinovski, siis see oli täielik selline olukord, et we need to do something, this is something. Ehk siis see määrus kehtestati põhjendusega, et öörahu rikkumisi on nii palju, et ainukene, mis nüüd aitab, on selle alkoholimüügi määruse kehtestamine. See on tohutult laisk lahendus, liiatigi, et tegu ei ole sulgemispiiranguga, vaid alkoholimüügi piirang. Just, et tegu on müügipiiranguga. See ei toimi, sellele tegelikult siiamaani puudub võimekus sellele järelevalvet teha. Ettevõtted teavad seda, nad ei jälgi seda, osad lihtsalt nagu täiesti vabalt müüvad alkoholi edasi. Aga siis te saite võimule, mis muutus? Ja ka ütlevad, et nad teevad seda, teised lasevad siis kassaaparaadist läbi alkovabasid kokteile ja särke, nagu nänni põhimõtteliselt. Ma võin ausalt öelda, et see on üks asi, millega ma ei ole saanud hakkama. Ehk siis ma ei ole suutnud ära veenda ei enda erakonnakaaslasi ega ka teisi erakondi, kes on võimul olnud, et see on mõttetu, et me ei saavuta mitte ühtegi eesmärki sellega ja et me suretame tegelikult ööelu välja ja me suretame välja ka kultuuri, et sotside eestvedamisel me küll kehtestasime uue toetusmeetme,
rääkisime, et kohad, kes pakuvad kultuuriprogrammi, saavad taodelda kuni 30 000 eurot siis aastas programmi tegemiseks, aga tegelikult igakuiselt, ütleme, aastal 2021 oli 20% see, mida siis ettevõtjad kaotasid tänu sellele piirangule. Ma eeldan, et see on praegu suurem, sellepärast et hinnad on nii palju tõusnud ja päris lahendus sellele oleks alkoholi litsentsisüsteem, nii nagu on enamus teistes Euroopa riikides ja ka üle maailma. Eesti on üks väheseid, kus seda litsentsisüsteemi ei ole vastu alkoholi litsentsisüsteem tähendab siis seda, et iga firma maksab ja siis, kui ta maksab, siis ta saab müüa alkoholi siis, kui tahab. Jah, see on nagu põhimõtteliselt alkoholi müügiluba, et Eestis on ju niimoodi, et näiteks kui meie siin mõtleme, et suvasid poliitikat ja kuidagi vibe on ka hea, et hakkame hoopis kõrtsi pidama, et siis lähme sinna kontoriruumi, registreerime äriühingu ära ja homsest saamegi hakata kärakat müüma ja mitte midagi muud ei olegi, sest et sellepärast, et nagu ma alguses ütlesin, meil on ettevõtjaid, kellel on täiesti suva sellest, et neil ümbruskonnas elavad inimesed, kes tahavad rahulikult magada. Mina väidan, et näiteks Tallinna vanalinnas, kus see probleem on kõige akuutsem, peab olema võimalik kohalikul elada, kohalikul pidutseda ja kohalikul baari pidada või kontsertkohta pidada. Sina oled nagu tsoneerimise vastu, et kõik sama koht peaks olema nii kõigile kolmele. Okei, aga käisin kunagi ammu Notting Hillis Londonis Liibanoni restoranis, kus oli suur silt peal, et Notting Hilli alkoholilitsentsid on jube kallid, tulge oma alkoholiga. Nii tegime. Aga tahtsin öelda veel küsida, et ärme keskendu sellele, millega sa hakkama ei saanud, vaid sellele, et mis on need 3 asja, millega sa said hakkama, mis elavdavad ööelu Tallinnas, ütleme vanalinnas näiteks võib-olla täpsemalt? No võib-olla ma läheneks ikkagi laiemalt kui ainult vanalinn, sest Tallinn on nii väike linn, et kindlasti ööbussid on üks tegu, mille üle ma olen väga uhke, et Tallinn oli 2 Euroopa Liidu pealinna, kus ei olnud mitte mingit ühistransporti, Tallinn 1, Nicosia 2, Küpros, et bussid sõidavad nüüd äkki mingi 2 või 3 aastat, samuti oli raske veenda ja läbi suruda, aga sellega ma sain hakkama. Nüüd, kui alustasime 4 liiniga, siis praegu on 6 liini ja me tegelikult näeme, et sõitjate arv kogu aeg kasvab ja mida ma kuulen ka ööeluasutuste eestvedajatelt on see, et nad reaalselt teavad, et näiteks Lasnamäe noored, kes varem ei saanud endale lubada kesklinnas väljas käimist, saavad seda nüüd teha, sellepärast et nad saavad ööbussiga taksode asemel liikuda, mis on väga oluline ka integratsiooni vaatepunktist. Okei, üks edukas edulugu on kirjas. Siim, mida sina teeksid selleks, et vanalinnas elu käima panna või miks mitte Nõmmel? Võid ka seda seal peatuda? Ööelu. Ma annaks selle vabaduse tagasi, et ma ei saa nagu hästi aru, ma olen nagu Nataliiga ühte meelt, et sotsid on käitunud valesti, aga ma ei tea, kui nüüd Natalii siin hakkab sotsidega ühtemoodi hääletama, siis ju asi ei parane, et kuidagi oleks vaja, et sa hääletaksid teistmoodi kui sotsid, siis järelikult. No, selles mõttes ütleme, et see on nagu valdkond, mis vajab korrastamist, sest et meil on neid ettevõtjaid ka näiteks Sauna tänaval, mis on see ju uus Bermuda kolmnurk, kus on väga palju probleeme. Meil on kõrvuti ettevõtjad, kellest ühed on investeerinud aastate jooksul 100 000 heliisolatsiooni. Nad on valmis vahetama naabrite aknad välja selleks, et inimesed saaksid magada ja nemad saaksid oma programmiga jätkata. Ja siis seal kõrval avatakse muudkui uusi kohti, kellel on täiesti suva, nad ei järgi mitte ühtegi kokkulepet. Järelevalve on linnas olematu. Ei ole olematu ja sellepärast on ka asi paremaks liikunud, et näiteks eelmisel aastal või sellel aastal leppisime siis linnavalitsuse ja vanalinna ööeluasutuste vahel hea tahte kokkuleppe, kus siis nii linn kui ööeluasutused võtsid erinevaid uusi siis ülesandeid või kohustusi ja eesmärk meie puhul on jõuda kogukondlike lahendusteni, mitte selleni, et me peaksime kedagi piirama või karistama või et me peaksime kohtus neid asju lahendama, nagu ka paraku ette tuleb. Aga ma olen nõus sellega, et see määrus tuleb kaotada
see on täiesti kasutu, see teeb rohkem kasu kui kahju, aga teisalt meil peaks olema rohkem hoobasid, et need ettevõtted, kes ka pärast 3. korda ütlemist lihtsalt nagu põhimõtteliselt pahatahtlikkusest ei ole nõus ühtegi muudatust tegema, et neile lihtsalt kehtivad karmimad sanktsioonid. Kui probleem on pahatahtlikud naabrid, eks ole, kas see naaber on siis eraisik, kes lärmab ja kuulab võib-olla muusikat öösel valjult või see on see kõrts, vahet ju pole, et sellega tuleb tegeleda siis selle müra probleemi ja selle teiste inimeste segamise probleemiga, mitte tegeleda alkoholimüügi piiramisega, mille tulemus on, et inimesed lähevad siis lõpuks võtab pudeli ja lähevad tänavale ja joovad tänava peal. Et aga üks asi on küll, millega ma ei nõustu, on see, et midagi on teha, et Tallinnas ka ikkagi piirkonnad on mõnevõrra erinevad, et me ei saa tagada, inimene peab aru saama, et kui ta elab vanalinnas, siis tal on teatud suured hüved ja teatud teisi hüvesid tal ei ole. Kui inimene elab mere ääres, siis on mingid hüved ja teisi hüvesid jälle ei ole. Et ei saa elada keset metsa, keset linna, mere ääres. Nadali elab. Ja Paavli kultuurivabrik on ka suht lähedal, et tööl käia. Nii nagu kõik ei saa kunagi sellist elukohta või korterit, neile kuuluks selline korter, mis nende unistustes on, nii ei saa ka kõik kunagi kõiki neid hüvesid, et sa pead nagu arvestama, kui sa oled nagu ikkagi vanalinnas, üldiselt vaatame neid Euroopa linnu, vanalinnas ikkagi käib pidu nädalavahetusel, et midagi on teha ja need inimesed teevad oma elus valikuid, neil on palju asju väga käejala juures, teater on lähedal, aga tuleb ka teatud müraga arvestada, et midagi on teha, nii paraku on, et seda, kui sa tahad vaikust, siis sa pead püüdma elada kuskil mujal linnaosas ja selleks ma kiidan, üks asi küll, ööbussid, seda ma kiidan, et tuled möllad, pärast sõidad bussiga koju magama, sinna, kus on vaikne ja need, kes tahavad elada keset müra, need peavad arvestama, et nad ostsid endale korteri keset müra. Ja no selles suhtes ma ei taha öelda kellelegi, et koli ära, kui ei meeldi, ükskõik, mis on siis nagu see ei meeldi kategooriasse kuuluv ja tegelikult, kui me vaatame maailmalinnade näiteid, näiteks Berliini, siis on võimalik töötada nii, et kodud ja klubid saavad kõrvuti eksisteerida. Seda ma Tallinna puhul ei toeta, ma lihtsalt toon näite, et näiteks Berliin iga aasta eraldab toetusteks 1 000 000 eurot siis ööelukohtade heliisolatsiooni toetamiseks. Et olgu selleks kas mingi vahetatud aken, lihtsalt Molton kangas või siis nagu suuremad ümberehitustööd, aga kuna Berliin on aru saanud, et nende linna majanduse elavdamiseks on ööelul nii suur roll, et inimesed, et see on täiesti eraldi nagu suur hulk turiste, kes tulevad sinna ööelu jaoks, nad ka siis elavad kuskil, nad söövad, nad käivad muuseumites, nad jätavad veel rohkem raha sinna linna, et nende jaoks on oluline siis toetada seda ööelu valdkonda ja nii, et ka kohalikud ei oleks häiritud ja ma arvan, et see on see suund, kuhu meie peame ka liikuma, et mitte teha mingisuguseid mõttetuid piiranguid, nagu praegu tegelikult see alkomüügi piirang on, vaid leida lahendusi ja selleks on tarvis kõikide osapoolte koostööd, sellepärast et ka näiteks vanalinnas elab inimesi, kes on öelnud, et ma ei tea, ärge andke enam suurtele olulistele rahvusvahelistele ülelinnalistele muusikafestivalidele linna poolt toetust, sellepärast et nad ükskord toimusid ühes vanalinna lokaalis oma 15-aastase toimumise aja jooksul ja see häiris minu mingisugust ühte ööd, eks ole. See on... räägime nii pikalt. Ma tunnen, et ilmselt mina olen kehv saatejuht. Minust on lihtsalt sirgumas tubli poliitik. Jah, see on üks osavus rääkida lihtsalt eetriaeg täis. Ja siis öelda, et ma peaks tegelikult minema hakkama. Küll ma võtaks viimase teema, et meil on 5 minutit, 4 minutit saadet veel jäänud, et võtaks viimaseks teemaks, et ma saan aru, ideid on, lahendusi on, igasugused välismaa lahendusi, kodumaised lahendusi, mõtteid, aga neid ei juhtu linnas, et minu hinnangul on linnas juhtimiskriis, et meedias ja tähelepanu fookuses domineerivad, nagu me neid hüüame, abilinna pealt Mõhk ja Tölpa ja räägitakse, tehakse ümber, parandatakse, aga midagi nagu ära ei toimu, et kuidas lahendada juhtimiskriise, alustame Siimustest, on tõesti vähem rääkida saanud. Ma ei näe head lahendust, kui ka nagu sots ütleb, et
jah, et ma tean, mis on mõistlik lahendus, aga ma ei suuda seda oma erakonnakaaslastele selgeks teha, et siis on nagu tõsine probleem, et see sama viimane teema, mida me arutasime, et lahendused on kuskil mujal, aga siis Ossinovski on samasugune, nagu mina olen Leebe saatejuht, nüüd tema Leebe linnajuht, et ta lihtsalt laseb neil tülitseda ja toimuda. Ma rõhutan seda, et sotsid on 4 aastat järjest, see on tegelikult haruldane vedamine, kui sa saad poliitikas 4 aastat järjest olla võimul. Ja kui sa siis ei suuda nagu mitte midagi ära teha, siis tegelikult sa ei vasta küsimusele, nagu väga palju küsimusele, nii et ma vastan siis ise. Sul oli võimalus. Ma olen väga palju kuulnud seda juttu, et näed, ühed ei lase ja teised ei lase ja kolmandad ei lase, aga ise pole nagu 4 aasta jooksul mitte midagi ära teinud. See ei vasta absoluutselt tõele, et me oleme väga palju asju ära teinud, olgu selleks uuendused ühistranspordis, kaasa arvatud veeremi uuendused, olgu selleks esimest korda pärast taasiseseisvumist uue kooli ehitamine ja järgmiste haridusasutuste planeerimine, olgu selleks tagasi liikuvuse juurde, trammiteed, ei no kui lihtsalt siin oli etteheide, et me ei ole mitte midagi ära teinud, siis see ei vasta tõele, me oleme teinud väga palju. Ma ei kujuta ette, kes oleks teine inimene Eesti poliitikas peale Jevgeni Ossinovski, kes oleks suutnud seda siis veel 4 erakonnalist koalitsiooni koos hoida, et väga-väga keeruline ülesanne ja see, mis toimus möödunud suvel, kus siis üks koalitsioonipartneritest kiskus üles mingisuguse tüli, siis lahkus koalitsioonist, siis tuli tagasi ja siis lahkus uuesti, et see tegelikult on pretsedenditu käitumine ja ma arvan, et siin ei saa süüdistada linnapead, kes endiselt on positsioonil, tuli sellest välja selles, et mingid inimesed nagu siis kollektiivselt lihtsalt kaotasid pea. Et see on olnud väga keeruline ülesanne, aga asjad on siiski saadud tehtud ja jätkuvalt ka siin 2 nädalat enne valimisi töö käib ja linna inimeste heaolu nimel seda tööd tehakse jätkuvalt. No, mis on, eks ole, juhtimise põhitõed, et sul peab olema enne paika pandud selged eesmärgid, mida sa teha tahad ja siis, kui sa pääsed võimule, siis sa lähed seda reaalselt ellu viima. Sotsid on 4 aastat sisuliselt nüüd kokkuvõttes räägivad, et jah, tahtsime küll, aga nüüd järgmised 4 aastat, siis hakkame tööle, et see 4 aastat. Üks, mis ma ütlen tõesti, mis on see sotsialismi ehitamine, see on toiminud, et neid linnale kuuluvaid kortereid on juurde tehtud, nende jagamise põhimõtted on endiselt äärmiselt läbipaistmatud, need nimekirjad tuleks kõik avaldada, kes on need korterid saanud, mis kriteeriumite alusel, kuidas neid on jagatud, see kõik on mingi hämaruse all, jätkub selline, tegelikult on kogu Savisaare pärand on Tallinnas jätkunud. Sünnipäevatoetused, mis Savisaar omal ajal populistlikult lõi, mida kindlasti ka sotsid hukka võissid, tasuta ühistransport, mis on täiesti ebamõistlik, miks Siim Kiisler sõidab bussis tasuta, ei ole võimalik mõistluspäraselt selgitada, need samad munitsipaalkorterid, need on kõik sellised Savisaare tembud, mille põhjus oli ainult häälte ostmine, mitte maailmavaatelise poliitika elluviimine, mitte eesmärkide seadmine, nende elluviimine, vaid tegelikult jätkus Savisaare pärand, kogu see aeg, see 4 aastat, mis sotsid võimul olid, viidi ellu seda sama populismi tegelikult, jätkati kõigi nende sammudega, mida Savisaar omal ajal sisse viis. Ja, no ei vasta tõele, et need, kes tahavad seda täit nimekirja päriselt tehtud tegudest, mis sotsid on ellu viinud, see on leitav meie programmi algusest, ei ole kõik see nimistu, mida sina ette vuristasid, et nii need on ju kõik alles, mis ma ütlesin. Kõikides valdkondades on tehtud päriselt väga suuri arenguhüppeid, kus juures on ka läbi viidud koondamisi, mida siiamaani ei ole juletud teha ja selle kaudu hoidnud kokku ka miljoneid eurosid maksumaksjate raha, aga parempoolsetele ma igal juhul soovin üle künnise tulemist, et te saaksite oma käe ka valgeks selles, mida see linna juhtimine tegelikult tähendab, mida tähendab tulla suurde süsteemi, mida 20 aastat on juhitud nagu ühe partei
bürood ja kuidas hakata seal orienteeruma ja päriselt hakata linna juhtima ja mitte tegelema enam populismiga, et ma arvan, ei sotsidel ega ka minul ei ole mitte millegi pärast vaja piinlikkust tunda, et need 4 aastat me oleme töötanud tallinlaste heaolu nimel ja ma loodan, et valijad annavad võimaluse meil ka jätkata ja miks mitte koos parempoolsetega. Jah, meie ei ole kedagi välistanud omale koostööpartnerit. Meie ei välista ühtki partnerit, meil on lihtsalt teatud asjad, mida me selgelt välja ütleme, et me ei lähe koalitsiooni nendega, kes tahavad tasuta ühistranspordi aga jätkamist sellest kõigile. Me saame juba rääkida koalitsioonilepingut sõlmides. Aitäh kuulajatele, meil on kahjuks aeg otsas, peame laiali jooksma ja aitäh, et olite meiega ja jälgige, subscribe'ige siin all meie kanalile ning kuulake meid kas või Spotify'st või kus iganes. Aitäh kõigile ja aitäh saatekülalistele. Aitäh. Nägemist. Aitäh.